Kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Kui sinu uni ei ole täna päris selline, nagu sa tahaks, et see oleks, või ta on juba päris hea, aga sa tahaksid teada, mis saaks olla veel parem, siis tänane episood on sinule. Sest unest, ma arvan, tasub kogu aeg rääkida. Ilma selleta lihtsalt ei saa. Isegi kui me oleme sellest siin podcastis juba 2 korda rääkinud, siis ma arvan, neid episoode pärast tänast tuleb veel, sest neid detaile ja sellised kihte on omajagu ja mis kõige olulisem, vahepeal on lihtsalt vaja motiveerida end rohkem magama. Nii et mõnusat kuulamist. Tänaseks saatekülaliseks on Timo Oja. Timo on üks tore poiss. Minul temaga veidlib alati rääkida. Ja Timo on, ma arvan, et üks enim tellituid või üks nendest, keda kõige rohkem võib-olla tellitakse siis une teemal koolitama, sest Timo on selline praktik ja ka väga suur entusiast, kes on sellesse teemasse tugevalt sisse läinud, nagu eelmises Timoga episoodis oled võib-olla kuulnud, sest ma olen juba Timoga unest vestelnud. Timo teekond tegelikult ju algas iseenda vajadusest. Ja räägime siis täna Timoga praktika poolest. Tere, Timo! Tere, Helle! Nii tore, et sa oled jälle siin. Jaa, 2 aastat möödas juba vist. On ka või? Vist midagi taolist, aga tarkust on palju juurde tulnud, et miks ma pöördusin ka sulle, et kuule, teeme uuesti. No sama, ma just eile salvestasin alles salvestasin ka ühe episoodi, kus ma ütlesin, et ongi neid teadmisi tuleb kogu aeg juurde ja kindlasti olen ma öelnud minevikus mingeid asju, mis võib-olla nüüd ma olen oma teadmiste baasilt on ju muudaksin, või ütleksin teisiti, või siis on lihtsalt tulnud neid kihte nii palju rohkem juurde. Ja võib-olla ma siis küsingi su käest, et unest on ju nii palju räägitud, meie oleme siin unest rääkinud, sina ütled, et tarkust on tulnud juurde, et kui kuulaja nüüd tahaks teada, et aga mis selles saates siis nagu teistmoodi on või miks ma seda saadet just peaksin veel kuulama jääma, kui ma olen unest nii palju kuulnud, siis mis sa ütleksid? Kui kuulaja enda mõttes või saab, siis ma tooksin välja kohe, et see uni on nagu kooselu. See on see kooselu, mille eest sa kunagi põgeneda. Sa pead seda hindama, sest karistada saad ainult sina. Aga teises võtmes jälle, et kui sa oled lapsevanem, siis kui meie olime noored jälle, meie pidanud teadma midagi uneteooriatest. Vanemad ütlesid, et mine magama nüüd ja läksidki sinna. Vaatasid natuke lakke, mul oli mingi kiiks ämblikutega, sest me pidime öösel sööma neid, ma ei tea, kas see on müüt või tõde. Aga nii igav oli seal magamistoas. Ja meie vanemad ei pidanud muretsema, et me maga seal. Aga tänapäeval tegelikult, ma käin hästi palju koolides koolitamas, on ju suur probleem. Meil on kogu maailm ju käe ulatuses, ärevust, põnevust, hirmu, pisaraid on hästi palju. Ja üha enam me peame nagu rohkem nagu mõistma, ja saame enda jaoks nagu siukseid tööriistu, sest igane on ka, kui ma kuulan ka maailma neid eksperte unemaailmas, siis tihtipeale on siuke info nagu, mul ei ole midagi peale hakata. Et mina on hästi siuke praktik, et ma olen siuke rahutu unega, mul on vaja nagu mingit tööriistu, et kui mul on see olukord, et ma ei jää magama, mida ma siis teen. Ja kui ärkame öösel üles, mida siis teha? Et just selle koha pealt, et mitte nagu enda pärast, aga just sellepärast, et kui lapstel on probleem, aga me jääme seal noortel lastel, et siis sa tead, okei, võiks seda muuta, seda, et see on see koht. Jah, sellepärast, et tegelikult me seda nagu tajume rohkem enda vaates, aga kui endal on ka võib-olla unega kõik okei, et siis et mõelda mitte seda, et ma isegi arvan, et lapsed jäävad magama võib-olla on ju, aga kui kvaliteetne see uni on ju olenevalt sellest, kui vana ta siis on ja mida ta siis enne magama minekut teinud on ja milline ta unekeskkond on ja eks me sellest kõigest vist täna räägime ka. Aga minust uni on täpselt selline, et kui ta nagu jalaga tagumikku ei anna on ju, et sul ei ole nagu väga suuri probleeme, siis
siis ta kipub olema ikkagist üks nendest asjadest, mille arvelt võetakse on ju, ja tehakse teisi tegevusi. Eriti, ma ütleks just lapsevanemad, kellel on nagu see, et hommiku tõusevad lapsed, kas kooli lasteaeda, nendele süüa, on ju, siis kähku tööle, siis tagasi, jälle lapsed, vahepeal võib-olla trenn on ju, ja siis nad lähevad magama, need lapsed, ja siis on nii, nüüd on minu aeg, on ju, ja siis tavaliselt võetakse nagu unelõivul. Et aga võib-olla sinu enda kogemus ka, et miks sa siis oled siin unemaailmas on ju, miks see teema siin nii väga kõnetab ja võib-olla nagu sellise kiire motivatsiooni boostina veel korra, et miks tegelikult me ei tohiks sellest lõivu võtta või sealt hammustada nii-öelda oma aega. Kui ma käin ka koolitamas ka, et oma kodulehega ma olen ka mõelnud, et milline turunduslikud mõttes, kuidas ma siis seda võiksin müüa, et ongi tegelikult me ei mõtle, kui meil kõik hästi on. Ja tihtipeale me mõtleme ka, et ma olen varem magama, mis seal ikka, mul ei ole vaja teada. Aga kui on see stressirohke periood, vaata, siis hakkab tegelikult olema olukordi, kus me hakkame otsima lahendusi ja võib-olla me liiga kiiret lähme siin apteeki või arsti juurde ja küsime, nagu tegelikult on võimalik vaadata üle oma rutiinid, harjumused, et siis saada näelda siis paika see asi. Ja mille pärast ühte asja ka ma alati nagu toon välja, et me nagu investeerimisel on ka see, et me investeerime, et saadaksime kasu siis kunagi tulevikus, eks. Dividendid või mida iganes, siis uniga tegelikult, kui me investeerime väikestesse muutustesse, me võime tegelikult saada järgmiseks 16 tunniks produktiivsust rohkem, rõõmsust, motivatsiooni, et kõik see, et see on see, mis me võiksime teha, et piisab võib-olla tunnist ajast mingi unerutiini muutmisest ja sinu järgmine päev võib olla hoopis parem. Ja miks mind huvitab, et pigem ongi see, et mul on endal olnud siuke pinnapealne uni, mingi aeg hakkas nagu rohkem see tulema ja minu isikuomadus see, ma olen hästi detailne, et ma nagu tahan teada, et kui me räägime immuunsüsteemist, ma tahan teada, mis asi see on siis, et me teinekord räägitakse hästi nagu pinnapeas, et ma vajan seda 8 tundi und, et aga miks? Et mis sellest 8 tunnist ikkagi tähtsam on ikkagi? Et äkki ma magan 6 õigel ajal ja see toob mulle rohkem kui 8 tundi valel ajal. Et just see koht, et kui me räägime mingi biohäkkimisest, et siis ka biohäkkida natuke oma und, aga mitte nagu nii ekstreemselt, vaid siuksed lihtsad nipid, mis meil on võib-olla arsenalis, siis ja ma toongi nagu hea näite selle koha pealt, et kujuta ette pere, mees, naine, laps. Need elavad kodus ja kodus tavaliselt on mingi tööriistakast. Ja kujuta ette, et selle tööriistakastis on siis mehe jaoks ainult siis mutrivõti ja kruvikeeraja. Lauaga midagi juhtub, okei, võtan selle kruvikeeraja, on kruvi kinni või mingi link logiseb, võtan selle kruvikeerajaga. Aga magamistoas lapsele on juhuslikult vaja pilti panna seinale. Ja seda on vaja naela siis toksida, aga tööriista kastis ei ole haamrit. Ja siis ta peab selle mutrivõtmega või kruvikeerajaga peksme siis seda naela sisse. Võib-olla on ka see olukord, et on nagu nuti lüliti, ehk siis mis siis nagu läheb pimedaks, ütleme, teatud kellaaega, aga juhuslikult see nuti lüliti ei tööta normaalselt ja vahepeal läheb kustub ära seal kell 10, vahepeal kell 11, laps ei kurda, lapsevanem vaatab, lapsel pole hullu, et siis ka, et see ei ole tööriist, et õigemini, kui meil on nagu korras lüliti, siis meil nagu töötab. Ja teine olukord võib ka olla selline, et lapsel on mingi ärev olukord, ta ei jää magama, homme mingi tähtis päev või mingi olukord on olnud. Ja siis ka ema lohutab võib-olla, et ei ole hullu, ära mõtle sellele, eks. Aga me väga raske on nagu võib-olla maha rauneda. Ja samamoodi sama see naine võib-olla läheb siis 2 päeva pärast sama olukord. Tööl on mingi intsident ja siis mees lohutab, et ei ole hullu, ära mõtle sellele. Aga me ei saa magama jääda, mitte mõelda sellele, et me vajame nüüd mingi tööriistakaste. Ja minu eesmärk ongi tuua siis oma koolitustega inimestele need tööriistad, et kui teil on need teatud hetked elus, on see nagu helid, võib-olla ei ole õige padi, võib-olla liiga valge magamistuba, ehk siis mina nagu toon need tööriistad esile ja need inimesed ise siis võtavad teatud hetkel neid, mida on vaja.
Ma küsiks võib-olla siis järjest. Ma panin siia mitu asja kirja enda jaoks ja alustame võib-olla sellest, et sa alustasid sellest, et sa ütlesid, et minnakse võib-olla kohe apteeki. Ja sa siin pead silmas melatoniini? Jah, no see ongi see, et mina nagu tegelen ennetusega. Ehk siis üleval eesotsas nii-öelda on siis, ütleme, meie harjumused, rutiinid, keskkond ja siis hakkab olema see toidupoes apteek, siis mul on probleemid, ma lähen ostan siis hea une retsept mingi asi. Ja kolmas on siis see perearst, ehk siis saab unerohu lõpuks. Need kaks osa ongi sellised tegelikult, et nagu kaalu langetamise Ozempic, nagu, et me tahame nagu kiiret lahendust probleemile, aga tegelikult me ei tea seda juurpõhjust nagu. Me ei oska nagu muudatusi teha. Et no kaalu langetuse mõttes on nagu asi nagu raske, keeruline, infot veel rohkem, unemaailma meie mõttes nagu lihtsam minu jaoks on ikkagi mingi fundamentaalsed, kronobioloogilised, mingid seadused, et kaalu langetamisel on lihtsalt see infot on nii palju, toit kogu aeg muutub, uni väga ei muutu meil, selle mõttes, et meie bioloogia ei muutu. Ja melatoniini puhul ongi see, et on ikkagi hormoon. Ja kui me võtame mingit hormooni, siis inglise keeles on negative feedback loop, ehk siis negatiivne tagasiside. Ehk siis keha siis saab aru, et oot, ma saan niisuguse koguse melatoniini, kui mul ei ole vaja toota, siis mul ei ole mõtet nagu rohkem toota ja keha ei tahagi rohkem nagu seda. Ja see tekitab olukorra, et kui me lõpetame selle võtmise ära, siis see üleminek, ma ei tea, 7 päeva, ma ei tea, palju see täpselt on, aga see üleminek võib väga raske olla, sest sa lihtsalt ei jää magama, sellepärast keha ei ole harjunud. Et keha on meil väga siuke regulaarsuse masin, ta hästi ju tahab, meie aju tahab kogu aeg seda nii-öelda mustreid, kogu aeg nagu selle järgi toimetab. Ja kui on mingi muutus, siis kehal on niimoodi, et mis nüüd toimub, mida ma nüüd tegema pean siis. See on keha jaoks ohtlik olukord, on ju, et see võtab rohkem energiat ja on ebaturvaline ja selle melatoniiniga sa just jõudsid tegelikult tagajärgedeni, ma just tahtsin öelda, et Ozempicul üks asi on see, et mingitel inimestel teda ilmselt on mingi periood vaja, on ju, aga täpselt nagu melatoniiniga ja on ka Ozempicuga, et väga selgelt sa pead endale selgeks tegema, mis sellega kaasneda võib. Et Ozempicu puhul võib väga suure tõenäosusega sul lihaskadu tulla, on ju, et melatoniiniga sa ütledki, et keha lihtsalt ei ole enam lõpuks harjunud ise seda tootma. Ja siis sa nagu oled sellises nõiaringis, on ju, et sa hakkasid seda võtma sellepärast, et sul ei olnud tulnud und ja nüüd sa võtad seda pikaajaliselt ja nüüd sul ei tulegi und iseseisvalt, on ju. Ja siis sa võib-olla langed sinna kolmandasse kohta, mida sa mainisid, et lähed arsti juurde ja siis on see unerohu teema. Aga kas sa ise kuidagi oled mõtestanud lahti, et mis juhtudel on okei võtta melatoniini, mis juhtudel on okei võtta unerohtu ja kui neid võtta, siis mida paralleelselt siis tegema peaks? Mul selle koha pealt mul ei ole nagu ekspertiisi, et mina nagu olengi see, ma ei tohi nõustada üldse, et mina tegelen selle ennetusega. Et jah, et meie keha toodab melatoniini kuni 20. eluaastani kogu aeg, maksimaalselt ja siis hakkab langema järjest kogu aeg ja just noored lapsed kindlasti ei tohiks, et see on nagu jälle see, et nagu laps ei maga, siis lapsevanem võib-olla, et tahab lapse jaoks võtta, aga nüüd on küsimus, kas lapsevanem on tööriistad jälle võtta, et kuidas lapse und kohandada, kuidas aru saada, miks ta ei maga. Et see juurpõhjusega tegelemine. Jah, et see ongi see, et mis nagu probleem on praegu, et meil on hästi palju eksperte, meil on suured organisatsioonid, mis jagavad nõuanded, aga nende nõuanded pole mitte midagi peale hakata tegelikult. Selle digiajastu me ei saa keelata, me ei saa lapsele öelda, et ära ole telefonis. Saab ikka öelda. Aga ise ole lõpuks niimoodi samamoodi, vaata, et me peame nagu leidma lahendus, näiteks mustvalge ekraan. Väga hea lihtne lahendus, näiteks esimene hea soovitus. Seadist ära, mul läheb tund aega enne magaminekut mustvalgeks telefon, automaatselt. Mis telefon sul on iPhone? Android on. iPhone'il on mingi eriti tüüta seda panna, aga jah, okei. Jah, et täpselt, mul on Android ja mul läheb automaatselt isegi 21.50 läheb mustvalgeks ja mustvalge on ajule ju vähem stimuleeriv, ehk siis vanasti oli esimest telekat mustvalged ju, siis me selle taustal väga jäime magama.
lihtsalt. Mida nendele, kellel on üldse nagu scrollimise ja sellise telefoni sõltuvusega probleeme, tegelikult võikski vabalt olla terve päev tegelikult see mustvalge, sest see väga tugevalt aitab sellele, et sul ei ole lihtsalt sellist stimulatsiooni, sul ei ole nii huvitav seal olla. Sest see on ju hästi tugevalt seotud ka sellega, mida sa ise juba mainisid, ühe sellise nagu peamise vajadusena, miks sul on seda tööriistakasti vaja ja miks tegelikult tihtipeale pöördutakse unerohtude ja melatoniini poole, sest tavaliselt väga suure tõenäosusega on seal põhjus stress või ärevus. Ja kui sa oledki terve päev ka olnud ja saanud seda stressoreid, siis ütleme telefonist täpselt samamoodi, et see on üks võib-olla esimesi kohti, mida vaadata on ju, et kuidas üldse natukene seda fooni allapoole tuua. Aga räägiks võib-olla sellest stressist, sest sa oled ise ju ka õppinud stressi ja une, ma ei mäleta, mis koolitust, aga sa seda just täitsa nagu käisid ju eraldi õppimas, on ju, et kuidas ikkagist, mis roll on stressil une kvaliteedil, on ju. Et räägi sellest natukene lähemalt, et mida sa seal tahad, et inimesed teaksid ja mida sa oskad siis ka soovitada nendele, kellel on võib-olla raske uinuda või siis mingisugused muud teemad, mida võib ka eraldi nagu veel tuua, et kui inimesed ärkavad 2-4 vahel üles, on ju, või mis iganes, eks ju. Kindlasti korraks telefoni juures, kuna see on ka stressor, siis ma olen ka teinud erinevad uuringuid, et kui ma käin ettevõttes või kuskil koolitust teen, siis ma saadan Google Docsi, et täitke ära unehügieeni küsimustik. Ja mul on nagu 2 küsimustikku 200 inimest. 50% 10-30 minutit enne magaminekut inimesed kasutavad telefoni. Ehk siis 50%. Ja ma tegelikult vist oleks ise ka arvanud, et see on rohkem. Äkki sulle ei julge keegi kirjutada. Ja see on täiskasvanud. Et me räägin täiskasvanud inimesest. Lapsest, see on veel suurem arvatavasti 80. Teismelisest sa räägid siis? Jah, ütleme, et täpselt, kuna see telefon käes on juba. Aga ja siis järgmine telekas, ütleme, et mina näen lihtsalt see telefon kas või, ma ei tea, tund aega proovida, et esimene asi on mustvalge, ehk siis et mina nagu hästi nagu leidke nagu sammud, et me ei saa jälle keelata nagu lasta, aga esimene samm, mustvalge. Et hakkab nagu esimene asi, et igavam, et sul tekib harjumus, et see telefon õhtul igav. Ja nüüd sul on kergem ära panna seda. Et see on nagu see, et me ei saa nagu läheneda, et 2 tundi ekraan ei ole, mingid biohäkkerid või räägivad 2 tundi ekraanidest eemal. Ja siis mina alati üritan ka nagu tava inimese peale, et täpselt lapsed on magavad, minu aeg on nüüd. Et ma tahan nüüd tõesti, et mul enda laps ei ole, aga mu õel on nagu, täpselt on see, kui ta on öelnud seda. Et ma üritan täpselt tuua seda inimlähenemist sellesse unehügeeni. Aga jah, see põhiprobleem, pärdik hakkab kerima, ehk siis pea läheb padjale ja siis hakkab peale see asi. Me ei saa mõtteid välja lülitada, aga me saame mõtteid suunata. Minu jaoks üks kõige paremaid tööriistu, mida ma kasutan, ma arvan 2 aastat, on helid. Kelle, kas sulle meeldib vihmaga magada või? Ma olen väga suur helide fänn ja need tõesti rahustavad. Aga vihmaga näiteks, kui vihma sajab, klõbiseb kuskil. Oi, see on nagu ülimonus. Ma mäletan lapsepõlves ka, et võib-olla te kujutate ette, panete silmad kinni korraks, et kui vihma sajas, kas ta tuleb mingi hetke meelde, kus te nagu magasite telgis või näiteks mulle tuleb meelde nagu autos, kui see plekiklõbin käib nagu, et see on nagu rahustav. Ja minu nagu soovitus ongi täpselt leida heli, et me toome need mõtted siis tulevikku, kui see on ärevus, eks ju, tulevikus või homsest, ja toome siis selle mälestustesse, minevikku lähme. Ja me seostame mingi sükse heliga, siis vihmaga me seostame alati sükse rahulolekut. Ja minul on siis sükse seade, valgemüra seade. Kunagi tellisin AliExpressist vist 20 €. Seesama seade maksab kaup 24, aga mina põhimõtteliselt hakkan magama kogu aeg selle seadme heliga, et ma panen tööle selle. Lapsed magavad sellega? On, ja see on nagu siuke hea viis nagu oma mõtted siis mujale viia, et kuna meil on teinekord täpselt, see on tööriistakast, ehk siis kodus võib-olla sul on keskkond hästi rahulik, aga nüüd täpselt, et me läheme kuhugi külla,
suvi tuleb kohe, puhkuste aeg, liigume ringi hotellides, siis alati on minul kaasas see vahend. See ongi minu enda siis hügieenikotis tööriista vahend helide vastu, et kui juhuslikult et sul võib-olla sa oled korteris, 2 korterit eemal on naabritel sünnipäev, eks, sa ei saa maga, saad närvis, koputad uksele, lõpetage ära see sünnipäev nagu, lähed naabriga tülli, aga kui sul oleks see tööriistakast, see asi paned tööle, sa ei kuulegi võib-olla. Ja see lahendab selle probleemi ära tegelikult, stressori. Minul on sellised tööriistad siis selleks, kui mõtted jooksevad. Et üks asi on helid, mind küll selles mõttes, mina panen täitsa loodushääled, on ju. Et ma tean, mu lastel on see white noise, on ju. Et aga jah, et mul on üks meditatsiooni äpp ja siis seal on sellised mõnusad loodushääled. Ja teine on selline, ma panen oma käe siia otsa ette peopesa ja teise peopesa sinna ots kuklasse, on ju, see, kus see lohk on ja siis surun niimoodi. Ja siis hingan rahulikult ja siis tunnen lihtsalt, kuidas nagu mõtted lihtsalt nagu vaibuvad ja lähevad ära. Ja teine siis, mida ma veel otsa teen, on see, et ma pinguldan oma keha täiesti, on ju. Siis lasen nagu vabaks, et keha saaks aru, et on turvaline. Et siis ühesõnaga seal saab erinevaid asju teha ja võib-olla inimeste jaoks töötavadki erinevad tehnikad, aga see on nagu väga oluline nagu mõista, et kui sa oled seda tüüpi või sul on selline periood elus, kus lihtsalt ongi nagu sa, Pärdik, nagu sa ütlesid, et seal peas nagu lööb trummi kogu aeg ja möliseb midagi ja siis nagu ja kujutab juba tulevikus kõiki stsenaariumeid ette, on ju, et siis tegelikult saab enda keha ja meelt rahustada läbi stimulatsioonide või sellise meelte, on ju, sest see, et ma peopesadega surun, see on ju ühelt poolt uitnärvile, on ju, ja teiselt poolt nagu kehaline nagu läbi keha nagu, et mis on siis katsumisel. Ja siis teine on läbi nagu kuulmismeele, on ju, et on võimalik, pluss ma ei tea, lõhnaga on ja tegelikult on võimalik. Mul on ka siuke mentooli pihusti, lasen särgi peale, siis tõmban ka hingan nagu sügavalt sisse. Piparmünt on ju väga rahust. Lavendel on nagu siuke ka, mulle lavendel ei meeldi, ma just ostsin, väga intensiivne minu jaoks, mentool on nagu täpselt ja siis ongi see, kui sa iga päev hakkad tegema, siis su keha saab aru, nüüd on see hetk, kui see on nagu lõõgastuda. Et ma lisaks ka täpselt sinu soovitustele, ma kasutasin ka tegelikult mul on mingi 10-minutiline meditatsioon, mis ma olen telefoni laadinud ja on ka samamoodi alguses on 10 sekundit 3 korda pingutamine, lihaste pingutamine ja siis on lõdvestus. Ja tegelikult see ongi, et lõdvestus toimub peale pingutust alati. Samamoodi, kui ma ei jää magama, teinekord ma rullin lihaseid, ehk siis samamoodi, kui me masseerime või rullime, siis tekib ka keha nagu saab nagu signaali parasümpaatilisse rohkem minna. Ja kindlasti siis mõtete veel üles kirjutamine, ehk siis sa kirjutad üles need probleemid või teinekord on ka see, et meil tuleb mingi hull mõte, ma pean homme tegema seda, et ma ei tohi ära meelest pidada, et tavaliselt kohe kirjutage välja need mõtted, sest muidu nagu sul alateadvuses hakkab seal 3-4 aeg seda kerima seda asja, et oi, ma ei tohi unustada. Ma alati kirjutan, siis hommikul loen, see käekiri on jube, sest ma kirjutan ju pimedas toas. Et aga mul on täiesti nii, et mul on nii, äkki see läheb meelest ära. Vahest see võib olla ka mingi väga äge mingi mõte, lihtsalt mingi idee, mida ma ei taha meelest nagu lasta, et see pea olema alati muremõte. Et aga kuidagi ja eriti kui mul näiteks mingi sellel päeval on tekkinud mingi hull inspiratsioonipahvakas, siis mina olen märganud, et sellel õhtul mul on üliraske magama jääda. Või siis, kui ma ei tea, laps öösel äratab mind üles ja siis mul on hästi raske uuesti uinuda, sest mu peas hakkab see äge nagu idee edasi nagu elama, on ju. Et see võib olla ka niipidi hoopis, et ei ole muremõtted. Ja kui suures ma lisan lihtsalt, et see sama tööriista mõte, mis ma tõin metafoorina, et mulle meeldib ka hästi palju metafooridest rääkida, see on inimese selge, siis mul tuli eile õhtul enne magaminekut. Ma ei kirjutanud üles seda, aga mul tuli see mõte, et nagu mida ma siis pakun või? Pakungi tööriistu, ja siis ma nagu peas kujutasin ette samas, et kuidas siis seda metafoorina seletada, et ma tõingi selle nii-öelda siis mutrivõtme näite. Üks asi veel, miks me õhtuti oleme selles olukorras ja me paneme pea padjale ja siis hakkavad kõik asjad genereeruma, mina olen ise enda peal märganud, on see, kui ma päeva jooksul ei ole võtnud seda pausi, et lihtsalt ise endaga olla. Sest ongi nii, et sa oled kogu aeg nagu rattas, kogu teed. Ja siis, kui sul on nagu esimene kord päeva jooksul, kui sa päriselt lihtsalt oled, no siis on ju ajul sulle vaja kõik edasi anda, mis on nagu, milleks ei olnud ennem aega.
et üks tehnika nagu, mis minu puhul on siis aidanud, on see, et päeval ka võtta sellised, kus mul ei ole ei telefoni, raamatut, podcasti, mis lapsi on ju, mis iganes, et mis siis tuleb, lähedki jalutama lihtsalt nagu ilma millegita, on ju, et saaks ka natukene need mõtted päeva jooksul läbi analüüsitud, käidud. Mina kasutan päeval, mul on ka see pärdikuaju ja ma tunnen, et päeva keskel karvutist, et tööd lihtsalt aju on küpse natuke, et vajab seda, tahab alfasse minna, siis mina panin kokku siukses ingliskeelse, mulle meeldis üks hingamise rütm, koherentne hingamine muusikaga, siuke. Koherentne. Ja see on nagu 5 sekundi sisse, 5 sekundi välja ja see on muusikaga ja minu tervise DNA.es ma olen nagu ka nagu pannud kokku 11-minutilise siukse hingamismeditatsiooni, ehk siis mina ei suuda lihtsalt nagu rahustada mõtteid. Et ma võib-olla võin kuulata vahepeal juhendatud meditatsiooni, aga ma tunnen, et mul ikkagi see kerib. Aga kui ma hakkan hingamist tegema ja siis mul lülitub see mõte välja. Et minu jaoks see 5-minutiline koherentne hingamine selle muusikaga on põnevus natuke pakub, aga samas ta lülitab mul selle pärdikuaju välja. Ja võtta siit tuleb hästi oluline asi ka välja, et kõik tööriistad ei sobi kõigile. Et kui nagu meie oleme siin mingeid maininud, siis on neid veel ja kõige olulisem ongi iseenda jaoks sinule sobiv tööriist välja või üles leida ja mitte ka võib-olla pärast esimest korda kohe mõelda, et see ei sobi mulle, sest ka keha vajab harjumist ja võib-olla anda sellele ikkagist nagu ma ei tea, mis sa ütleksid, nädal? Jaa, aga mul oligi see, et ma tean, meditatsioon on hea, ma olen hästi terviseteadlik, aga ma ei ole suutnud seda rakendada. Vaata, see on see, et kui harjumus on raske, siis me nagu suuda seda võtta. Miks mul see hingamise meditatsioon meeldib see, et ma lihtsalt kohe lülitan välja. Ja ma arvan, et see nagu töötab nendel inimestel, kellel tõesti nagu see vurr peas kerib nagu kiiresti. Üks põhjus, miks on paljud naised, ma arvan, ja mehed, kes tõusevad öösel ülesse ja ei suuda uinuda. Ja mina olen ka olnud nendest, üks nendest on ju. Ja tavaliselt ju tõustakse seal 2 ja 4 vahel ülesse. Seal on erinevaid põhjuseid, üks nendest põhjustest on ka stress. Et on sul selles osas kogemusi, mida sa selles osas jagaksid, miks see nii juhtub? See on jah, minu nagu kõige suurem katsumus ongi, ma öösiti ärkin üles. Tänagi, eile oli mul siuke ka, mul kõneklubi oli Tallinnas, siuke avalik esimene õhtul, ma tundsin kohe, et peale seda mul väga raske nagu uinuda ja võib-olla ka mõeldes sellele, et täna on Hellega siis podcast, oli ka väike stressor sees, ärkasin ka vist 2 korda üles, aga ja meil 2 on üks see, et miks just 2 on see, et kui mina tavaliselt kell 11 lähen magama, siis 2 esimest unetsüklit on meil sügav uni siis, ehk siis esimesed 2,5 tunnist tsüklit on siis N3 uni, ehk siis see on see kõige taastavam uni meie immuunsüsteemi jaoks. Ja peale seda siis tekibki see, kui me magame ära, siis meil läheb see natuke pinnapeasemaks uni, hakkab olema unenägusid rohkem. Kella 3 siis eriti hakkab olema remmund, ehk siis kella 3 kuni siis selle viimase ajani kuskil 60-90% remmund. Ja 2-3 aeg, ütleme siis kella 3 lõpeb melatoniini tootmine, ja keha hakkab tootma siis kortisooli ehk äratushormooni, mis saavutab tippu peale ärkamist siis 2 tundi kuskil. Aga nüüd, kui meil on see stressor ka veel, mingi alateadlik stressor, siis ongi see, et meil toimub see ärkamine ja ongi see, et hakkab kas see peas kerima, et kuidas selle vastu nüüd saada täpselt ongi. Põhjused, mis enda pealt ma tegelikult näen veel seda, et õhtusöögist hästi palju oleneb minul. Ja minu jaoks ideaalne õhtusöök on kinoa. Ma kunagi rääkisin ka, vahepeal ma sõin valget kartulit, aga kui ma juhuslikult see õhtusöök on nagu siuke lahja või kuidagi vähe, võib-olla isegi seda valku, siis ma tunnen teinekord siukest füüsilist aistingut, et kui ma ärkan selle 3 ülesse, ehk siis ma ka, kui sa kuulad mind, et kui sul see pea ei keri, aga on füüsiline, siis võib olla seotud ka selle veresuhkruga. Näiteks üks asi. Oota, siis sa sööd õhtuks kinoad? Kino ja kanaga, kell 8. Et oleks lihtsalt valku ja madal veresuhk? Jah, täpselt, et glükeemiline koormus oleks toidul küllaltki madal. Et see nagu on siuke, mida mina enda peal näinud. Aga jah, kui me ärkame töösel nagu mõtete puha pealt siis või? Üldse, jah, praegu võib-olla keskenduda stressile, ma tean, et seal on veel põhjuseid, et nagu näiteks toitumine on ju. Jah, et mõtete puhul ongi see jälle, et
tähtis see, et või keha on stressis. Ma selles mõttes ka, et nagu sa isegi pruugi olla seal niimoodi, et mul on hullult mõtteid, aga mina ise ka olen aru saanud väga tihti, eriti nii, et kui mul laps veel äratab üles, ma pean püsti tõusma, nii edasi, lähen voodisse tagasi ja lihtsalt nagu ei tule und. Et ma saangi aru, mu kortisol on nii laes ja see ei ole isegi sellepärast, et ma nagu hullult genereeriks mõtetega üle, aga keha on ikkagist nagu suures stressis, on ju. Üks häkk on ka tegelikult võib-olla, mis võib aidata, kui tõesti on selline olukord, et sul on mingi pingeline päev, aga sa ei saa maanta, vaata, sa võid kõike teha, sa ei saada. Siis, kui me sööme korraks midagi öösel, see ei ole muidugi soovituslik, aga kui me sööme, siis meil keha hakkab serotoniini tootma kohe ja serotoniinist tehakse melatoniini. Ehk teinekord, kui ma tunnen niimoodi, võtan mingi banaani isegi, ole, mis mu kodus on, no India pähkel ideaalne, võib-olla mingi kreeka jogurt või kellel ei ole laktoosiga mingi probleeme või siis taimne jogurt, et see rasv, teinekord ma võtan seda rasva, mingi kookosrasva natukene ja see ka aitab võib-olla seda stressitaset alla tuua. Need, kellel on menopausi, need unetuse probleemid, et nad ei suuda magama jääda, tegelikult neile ka vahepeal ikkagi soovitatakse seda nii-öelda carb backloading ut, et lihtsalt nagu siis süsivesikut, et sa jääksid magama, aga see ei ole nagu selles mõttes ka pikaajaline strateegia, aga kui kuskil seda nõiaringi pead hakkama lahendama, et siis see võib olla nagu lühiajaliselt selline koht, mis võib tõesti sind aidata, nagu sa ka ütled. No mul oli üks hea näide ka enne, kui ma tegin see unecoachi pabereid ja ma võtsin lihtsalt, pidin tegema mingi kliendi nõustamist lihtsalt. Ja seal oli üks naisterahvas pöördus minu poole, ütles, et ka 1-2 läks uni ära ja vähkles 2 tundi. Ja siis ma küsisin ka, andsin igasugust soovitusi täpselt kõik ja siis ma küsisin, kuna sa õhtus sööd. Siis ta ütles, et kuskil 5-6. Siis ma ütlesin, et too natuke hiljemaks. Ja lisas ka mineraalained vist, aga ütles, et see nagu muutis. Ehk siis ka meil on võib-olla see uskumus, et vaata peale 6 on see olnud, et peaks nagu lahjemalt sööma kergelt, eks, siis mõnel inimesele võib tekkida olukord, et tal on kõht tühi öösel ja ta ei saa sellest kortisolist välja. No. Aga see on ilmselt ikkagi selles osas, ma ei tea, kas sa vaidled mulle vastu? Ei, muidugi vaidle mulle vastu. ei, ma ei vaidle, ma olen nõus, et mõne inimese puhul see võib olla nagu ajutiselt see teema ka, sellepärast, et võib-olla ta keha ei suuda minna efektiivselt üle rasvapõletuse peale. Et siis on vaja lihtsalt tegeleda sellega, et keha saaks tegelikult kasutada energiana ka rasva on ja, et oleks metaboolselt paindlik, et mingi periood ongi vaja võib-olla hiljem süüa, aga samal ajal tegeleda siis selle süsteemiga, et metaboolne nii-öelda lüliti töötaks ja korralikult. Siis mul endal on kogemus, kui ma 2018 enne, kui ma teadliku toitumiseni jõudsin, siis mul oligi see, et oli ka stressi palju, hakkas ülekaal tulema, ma olingi tegelikult see eeldiabeedi seisundis, tagantjärgi sain aru sellest, oli kärkasid kell, ma ei tea, 3 üles ja vaatad, et kõht on tühi. Võttis mingi juustuviilu, kodujuustu ja läksid uuesti magama. Et ongi see, et diabeedikutel võib see olukord täiesti nagu olla, et siis seal peab lähenema just toitumisega, sest kui minul see toitumine paranes, läks mu uni korda kohe. Mis mind on aitanud, ma ei ole söönud ühtegi korda öösel veel, aga et mind on aitanud see, et kui ma tõesti tunnen, et keha kuidagi ei rahune maha, siis ma olen lihtsalt läinud uuesti kööki, kuigi ma olen õhtul võtnud magneesiumglütsinaati ja siis ma olen läinud uuesti öösel kööki ja võtnud veel 2 magneesiumglütsinaati ja see aitab lihtsalt kehal jälle tõmmata rahulikuks ja siis uni tuleb päris kiiresti. Et kuna magneesiumiga on ka see, et eriti glütsinaadiga ta ei tee nagu kõhtu lahti, eks ju, ta nagu selles mõttes pigem nagu raske üle võtta, eriti kui sul on ärev või stressi rohkem periood, et siis see võib ka selline häkk olla. Kuule hea, täitsa mulle on sama asi, ma võtan selle tableti lahti, panen klaasi, et see tegelikult ei ole hea maitse. Ei ole, ma olen ka võtnud. Aga ma lihtsalt tahan, et ta kiiremini imenduks ja ma olen teinekord isegi oliiviõli sisse pannud, et just rasva efekti tuua juurde. MCT-õli võib ka olla päris. Ja MCT on ka mul kodus olemas tegelikult ja et just need on ka mul need strateegiad, kus kui on nagu tõesti selline olukord. Okei. Aga okei, stressist me rääkisime, mis toidust me rääkisime, mis meil veel seal rääkida on, valgusest natukene, mis ma mõtlen, sa ütlesid mingi sellise asja, 6 tundi õigesti toob rohkem kui 8 tundi valesti. See ajastus, ütleme, et kõige tähtsam üldse, kui mida nagu muutum, on see regulaarsus, et meie keha tahab seda õiget magamineku aega.
minul on see kell 11. Ja kui ma lähen nagu hiljem magama, siis see uni enam ei ole sama. Ja see on nagu sellest tingitud, et meie keha toodab siis melatoniini alguses ja kasvuhormooni. Kasvuhormooni toodetakse 2 esimese unetsükli jooksul, ongi see N3 uni. Ja see regulaarsus tegelikult toob selle taastamise mõttes kõige parema olukorra sellest, et kui me saame need esimesed 4 tundi oma regulaarses une graafiku juures, siis meil võib olla see hoopis parem talitlus järgmine päev. Ja sealt tulebki see, et inimene läheb magama kell 11 versus kell 1, seal on nagu vahe sees, kuigi mõlemad magavad 8 tundi võib-olla. Et see, kes läheb 1 magama, magab 8 tundi versus see, kes läheb 11 magama, magab 6 tundi, tema võib olla hoopis paremas seisus hommikul kui see, kes läheb kell 1. Ja need uuringud on vähe, aga just see taastav efekti toob meile kasvuhormoon. Kasvuhormoon siis taastab meilt kogu järgmiseks päevaks üles ja ma olen nagu otsinud tikutulega neid uuringuid. Üritan saada podcastides kinnitust sellele ja on 2 sükest uuringut, kunagi vanad, üks tuli 1968, kus ka selgus ikkagi, et seal 15% oli see kasvuhormooni langus, kui me läks hiljem magama. Et me magame seda sügavat tund küll, aga me ei saa seda kätte. Ja see sügav uni täpselt täidab meil need ilusad naha olukorrad ära, et kasvuhormoon tegelikult taastab meie iluuni, tulebki kasvuhormoonist tegelikult. Et just see, mille pärast see regulaarsus on kõige tähtsam, miks ma olen nagu üritan aru saada, et nagu immuunsus, kõik see immuunsus toimub ka esimese 4 tunni jooksul, toimub see taastumine, hävitatakse kõik need kahjutegurid, viirused, bakterid läbi NK-rakkude, mis siis on meie kaassündinud immuunsus. Me rääkisime ka veresuhkrust ja kasvuhormoonil ja insuliinil on ju ka oma seos. Ja, et me kunagi tegime ka vaata, et YouTube'is tegime kronotoitumine, vaata, et tegelikult see, kuhu me liigume varsti või peame liikuma, ongi see, kuidas see kronobioloogia järgi toitumine on. Ja õhtupoole siis, kui keha hakkab tootma melatoniini, siis melatoniin häirib pankreases insuliini tootmist. Ehk siis et kui me sööme liiga hilja neid suuri süsivesikuid, siis tekib olukord, et me võimegi neid adestuda rasvaks nagu rohkem. Et sealt tulebki see, miks öeldakse, et õhtune söömine võib olla nagu teha meid paksuks. Et mina nagu üritan, mis asi see täpselt on, vaata, kus kohas see tuleb. Et siis see, et seal ongi seos, et sellepärast ongi ideaalis 2 tundi magaminekut ei tohiks enam. Aga samas on jälle olukorrad, kus siis ongi, et jõuad hiljem koju, aga siis mõelda just sellele, et see toitumine oleks madala glükeemise koormusega. Mulle meeldib näiteks, eile ka võtsin 2 muna, panin pannile kiirelt ja isegi natuke bataati. Aga ma tean, et see ei ole nagu väga nagu siuke, ma ei tea, pasta. Valksel ikkagist aitab. Ja, et mitte nagu pastat, siis pastaga öeldakse sportlaste toit kõik, et aga pastat õhtul tund aega magaminekut, seda ma nagu ei soovitaks. Pastat öeldakse, et on sportlase toit või? No on ju, ma olen tippsportne olnud, et see on kogu aeg olnud. Mina nüüd väga, väga palju, ikka väga vähe teen nagu seda nisu tooted, et töödeldud teravili ikkagi. Jah, et meie keha on loodud ju ööpäeva rütmiga toimetama ja neid hormoone tegelikult keha tahab vallandada teatud kellaaegadel rohkem, on ju, et siis nii insuliini kui kasvuhormooni ja kõigega tegelikult peab sellega arvestama. Aga samas ongi erand täpselt, et kui ma praegu räägin seda, siis keegi kuule mõtleb, kuule, just rääkisid, et nagu öösel võtta midagi, et nagu mis see on vastus, vaata, see ongi see, et kui meil on need juhud, vaata. Me oleme lihtsalt nii individuaalsed ja meil on ka võib-olla mingisugused süsteemid ennem vaja korda saada ja nii edasi, et seal on muidugi neid ja üldse kõikide podcastidega on niimoodi, et kuula, lase läbi oma tõefiltri ja on ju, aga et me jõuaksime rääkida ka sellest teisest poolest, et stressist ja kõigest sellest me oleme rääkinud, aga millega sa siis päriselt saad veel toetada, et nii palju mingisuguseid vidinaid on turul, on ju, siis hästi suurt rolli mängib ka magamiskeskkond, et võib-olla alustaks magamiskeskkonnast ennem, et miks on temperatuur oluline, miks on mingi valgus magamistoas oluline, kuidas see valgus mõjutab, ma olen ju kuulnud täitsa seda, kus äkki Matthew Walker siis, kes on ta boss unemaailmas. Siis tema on öelnud, et isegi kui mingisugune
ma ei tea, laadimise tuluke kusagil põleb, siis läbi naha annab kehale märku, et ma ei teagi, mis ta siis annab märku, et on päev või et ei ole nagu praegu see hetk, kus ikkagist nagu nii tugevalt melatoniini toota, et räägime sellest poolest ka. Ma tean jah sellest naha teemast, et kui see valgusnahk, neid uuringuid võib-olla see toetub ühele uuringule tegelikult see kogu, et seal on tegelikult Huberman juba rääkis minust sellest, et see ei ole päris nii. Jah, mina ka ei ole tegelikult rohkem seda kuulnud, ma tean, et Matthewsit on ja see mainis, aga see minust on debunked nii-öelda, et see on jälle kuskilt jäänud kogu maailmasse nagu eksisteerima, tegelikult seal ei ole võib-olla mingit. Aga jah, keskkond, temperatuur, Eestis meil on nagu selles mõttes nagu hea ja hullu, aga me tahame jahedamaid temperatuure. Aga see jahetemperatuur oleneb ka, kui paks tekk sul on näiteks, et sul võib jahetemperatuur olla, aga kui sa magad suletekki all, siis pigem nagu see aru saada, mis sul peal on. Ja mina on hästi suke, minu keha kuumeneb kiirelt üle, ma magan 2 tekki kotiga, ma ei ole leidnud normaalselt ja kella 5 aeg siis või 4 aeg tõmban lambavilla teki peale. Ehk siis algul meie keha temperatuur hakkab langema, aga kõige madalam kehatemperatuur ongi seal hommikul, 2 tundi enne üles ärkamist, siis me tahame just soojas olla. Siis jah, et minu nahk hästi suke tahab satiini või puuvilla, et ma ei saa magada sünteetilisega, et väga tundlik selle koha pealt, see võib kohe rikkuda. Pluss rikub hormonaalset tasakaalu. Seda sinna ma ei lähe nagu jah, nii palju hirmutavaid asju on juba, et see on nagu jah. Siis, aga valgus on ikkagi see number 1 mõjutaja. Ehk siis evolutsioonis, kui päike loojus, meil ei olnud sinist valgust mitte kunagi. Et siis kui Edison leiutas lambipirni, siis meil tuli see. Ja see valgus on see koht täpselt, et soovitan hakata mõtlema tund aega enne magamaminekut selle valgusele, et kõik silmadest allapoole tuua, mahedamaks need valgused. Punane valgus on kõige ohutum, ehk siis magamistoas, eriti lapsevanem, kui sa kuulad lastele, panna niisugust mahedamat valgust ja see punakas valgus, eriti kui sa tahad veel lugeda muinasjuttu. Midagi nagu lastele meeldib, et loetakse, eks. Sest kui liiga valge, siis sa ei saa kiiremini oma aega veetma minna, sest see laps ei jää magama võib-olla. Et mida punasem valgus on, seda kiiremini laps on magama. Saad unelainele ja saad oma aega, saad rohkem siis Netflixis olla võib-olla. Et aga see valgus sul kuidagi on ka valgusega kodus korras? Ja me ossime need pirnid, mille värvus saab muuta. Täpselt, mul on ka. Ja minu, mitte lastest rääkides, siis aga minu häkk on ikkagist sinu prillid. Et sest ikkagist õhtul, ma ei tea, tõesti, kui sa tahad vaadata Netflixi või on vaja mingid tööasjad ära teha, siis mina olen nagu sinu prillide väga suur fänn. Et ma 5 aastat tagasi ma hakkasin ka neid läbi selle, et Dave Asprey rääkis nendest kogu aeg ja siis ma nagu hakkasin ka otsima, et kuna ma ise ka nagu ma tahaks siis endale või midagi sükest, et turul on ka erinevad tooteid, kuskilt, ma ei tea, teisest riigist peab tellima võib-olla, et siis ma ka nüüd ka aktiivselt müün üle aasta ja ongi see lahendus niimoodi. See on jälle selline lihtne lahendus, kus on vaja olla ekraanidest. Jälle me ei saa, me peame tegema, me oleme digiajastul, et need siis blokeerivad 100% sinist valgust. Ja ma käin hambaid ka pesemas nendega sellepärast, et vannitoas mul ei ole seda punast valgust ja vannitoa valgus on lihtsalt nagu... Et see on kõige hullem koht täpselt, et on võimalik vaata lakkedesse panna ka need teised pirnid ka erineva selle palusega nagu, aga täpselt, et see valgus on ja see täpselt, kui sa scrollid voodis, seega prillid ka aitavad igasugust. Ei scrolli voodis, aga kui sa scrollid teises toas. Okei, siis valgus, siis on ju ka hapnik toas, mis mõjutab? Jaa, CO2 siis, ehk siis ka üritasin ka leida häid uuringuid ja tuleb ka välja ikkagi täpselt see, et me saame seda sügavat tund vähem, kui meil liiga palju CO2. Et on ka kindlasti siis tuulutada magamistuba enne magaminekut. Õhupuhastaja väga palju aitab. Sul on, et ma ei ole seda teinud, nüüd läheme suvesse võib-olla, aga ma just vaatasin. Just selles mõttes tegelikult suvel on veel ka selles mõttes hea, et ta minu arust natuke jahutab tuba. On või? Et tavaliselt on nii, et sa tunned, et seal on rohkem nagu värsket õhku justkui ja teiselt poolt on natuke jahedam, sest talvel ma ei saa seda väga kasutada, sest kui mul näiteks laps tuleb öösel meie voodisse magama, siis nad vihkavad tekke millegi pärast meil, et siis pigem on natuke liiga jahe.
meie magamistuba siis, kui see õhupuhastaja on tööl. Kas sul on nagu see õhupuhasti või see mõlemad niisutaja koos on siuksed seadmed ka vist on? Minu arust see on meil õhupuhastaja, aga niisutaja ma vaatasin tegelikult, jäi silma mingi 140 € oli see, et mõlemad, ma ei mäleta, mis see brändi nimi oli, aga ma olen mõelnud seda investeeringu teha ka, siis võib-olla suveks täpselt, et kui meil soojemad ilmad, vaata siis nagu nii palju, kui mina tegin seda researchi, siis need, mis on odavad ja mis lubavad teha mõlemad, siis need ei tee kumbagi korralikult. Okei. Et tegelikult... mingi brändi soovitada ka või mis need kvaliteetsed? Mul ei ole praegu meeles, aga oskan küll muidu. ma mäletan, ma tegin ka märksõna analüüsi, siis ma leidsin, et inimesed otsisid ühte marki, ma ei tea, mis selle nimi oli, mul tule ka meelde praegu. Aga mis veel siis teha saab, läbi nina hingamine on kindlasti ju üks asi, millega sa saad toetada oma kvaliteeti. See ninaplaaster näiteks, et ma toon kohe siukse biohäkki, et minul on üks ninaurge väiksem. Mul ka. Ja mul kuni 2018 aastani mul oli tihti põletik, eks ju. Nina talisel ajal hakkas tekkima nohu, läks kinni urge, sirrus, nasoneks, antibiootikumi viimase aega võtnud, aga mis muutus? See, et ma jätsin piimatooted ära ja mul kadus ära see krooni nohu. Ehk siis me teinekord nagu tahame seda nina avaplaastri, aga meil on probleem võib-olla mujal, et kui meil see lima eritus on liiga suur, siis minul lahendas see ära ja peale seda pole ühtegi sirrust ega nasoneks, ühtegi nina rohtu kasutanud selleks, et hoida see lahti nina. Aga ikkagi isegi, kui sul ei ole seal nagu konkreetselt probleemi, siis minu arust, ma ei ole selles mõttes ka selles osas ekspert, et aga need ninaplaastrid nii palju, kui ma olen vaatanud, mida nad ise lubavad, ma ei ole seda topeltkontrolli teinud, kas see päriselt nii on, et nad räägivad sellest, et sa saad kuidagi rohkem hapnikku kätte justkui. Ma ei ole ka. See ei ole ka, jah. Ma ostsin ükskord, aga minust ka Amazonist tellisin, aga see ei jäänud hästi, see tuli ära kohe ja Eestis ma näen mingi brändi Instagramis reklaamivad, mingi kutt räägib. No aga mina olen näiteks öösiti suuhingaja endiselt, sest ma olen terve elu olnud suuhingaja, siis päeval ma ikkagist nagu suudan kontrollida ennast öösel ei suuda, et siis mina ikkagist panen endale suuga kinni, aga seal on täpselt see, et kõik ei saa seda teha, on ju, sa pead täpselt teama, kui sul on uneapnoa või on ju mingi, ma ei tea, nohune oled, mis iganes, et siis seda ei tea. Mulle väga meeldib. Sa algul nagu treenisid ka, et ma just kuulsin seda, et vaata, kohe tegema hakata, see on nagu... Ma treenisin kõigepealt päeva ajal nina hingamist ja siis on ju lõpuks panin selle plaastri. Just seda ma jäi silma, et paneme kohe plaastri peale proovima, et see jälle nagu ekstreemne lähenemine, et pigem siis natuke harjuta, võib tõesti siis abi olla. Aga padjad, madratsid? Padi minu jaoks oli ka game changer, ehk siis otsisin ka, mul on laiad õlad, siis 2-tsoonilised padjad on, et ma iga koolitus ka nüüd viimasel toon sisse, sest ma küsin tihti peale, et tõske käed, kes öösiti sätib seda patti, et hakkad nagu liigutama ja otsid, paned selle kaela alla, siis nagu märk tegelikult, et see padi toeta kaela. Ja on olemas siuksed 2-tsoonilised padjad, mulle siis tookord määriti pähe Unikulma oli 100 € padi, mis maksab nüüd 170 € vist, aga ta oli 2-tsooniline põhiline, kus on lukk, kus sa saad ise nagu sisu ära võtta, täita ja see tegelikult hoiab ära selle, et suled kuhugi liiguvad ära. Et kui kellelegi ergonoomiline padi tavaliselt sobi, siis see on nagu 2-tsooniline padi on nagu, kus võiks proovida kohe magada. See on hästi loogiline ja muidu kogu aeg läbi unes, aga nagu vähkled ei saa tegelikult lihtsalt keskenduda magamisele, vaid sellele, et sul on ebamugav. Ja mina siis läksin ka, et sellest 2-tsoonilisest padjast magan nüüd ergonoomilise padjaga. Et üleminek jälle sulepadjalt ergonoomilisele väga raske, sest väga kõva padi, mõnele sobi, aga nüüd selle tavaliselt sulepadjalt 2-tsoonilisele minna üle, et see on nagu siuke võib lahendada ära selle olukorra. Minule näiteks väga meeldis üle minna ergonoomilisele ja abikaasa jälle siiamaani ei ole suutnud. Et see on hea mõte, et siis kahe seda... Ja lastele samamoodi. Lastele ka patti vanemad ise ostavad võib-olla, et ma ei tea, ma ei usu, et minnakse poodi perega ja siis visatakse voodisse pikali ja proovitakse jüskis siis kõike patju. Aga samas me oleme 8 tundi voodis. Me sõidame autoga võib-olla 2 tundi, aga me palju me mõtleme sellele, et need õiged siis magamises riided, padi, madrats on seal, kus me oleme 8 tundi.
Et minu jaoks oli see märkamine ees endalgi, et see padi, et oot, ma olen 8 tundi, miks ma nagu ei ole mõelnud sellele, miks ma ei ole investeerinud sellesse. Ja vaata need linad ka on ja voodipesu, et sulle tundub, et oh my god, et näiteks satiinist pesu on nii kallis, aga tegelikult ta laseb su nahal hingata, on ju, ta on looduslik. No veel kallis on see, et kus sa ostad. Kreenholmist on minu arust normaalne. Kreenholmi e-poest, vaadake, seal nagu mustrid ei ole nagu nii ilusad võib-olla, aga sa ei pea ostma seal neid kallid pesusid. Et minu ja samas sa tegelikult magad enda peal nii palju, et nagu lõpuks nagu see ei tule ka nii kallis. See Kreenholmi kvaliteet on mulle väga, ma olen mingi aastad, nüüd ma võib-olla kirjutasin Vendrele ka, et kuule, et mis koostööd teha. Ta ei ole vastu mul Instagrami. Üleskutse. Okei, aga madrats? Madratsi koha pealt ostsin ka kunagi soodushinnaga napsi madratsi 300 €. Liiga kõva oli minu jaoks, ma ei teadnud tellel ajal, see oli mingi aastad tagasi ja ma ostsin peale siis üks 10-sendise pealismadratsi. Et see nagu lahendas ära selle, kuigi ma tunnen, et ma pean midagi välja vahetama. Aga ma ei ole teinud seda ammu. Et see on jälle see, et te võib-olla teate ka, olete sellises olukorras olnud, et kui sa teed muudatuse ära, mõtled, miks ma varem seda pole teinud. Ja ma olen samas kohas. Et minagi samamoodi olen see tava inimene, ma võin rääkida unest, ma ise teen vigu, vaata. Ja ma tean, ma võiks selle madratsi välja vahetada võib-olla mingi parema vastu, mingi vedrumadratsi proovida lihtsalt ja kui sobigi, siis müüd maha või taolist, aga lihtsalt, et sa leiaksid selle õige ja sa magadki selle 8 tundi selle õige madratsi peal. On ju küll mitte Eestis minu arust ei müüda, aga USA turul reklaamitakse neid madratseid, mis muudavad temperatuuri ja ühesõnaga, kus sa saad igasuguseid, ühesõnaga nutimadratsid, on ju. Et tegelikult maailmas juba nagu minnakse nii kaugele, vaata, et tegelikult tõesti maksimumini optimeerida sinu und ka läbi madratsi. Ameerikas on P-Jet on ja üks on siis 8 Sleep. Ja 8 Sleepi ma olen niimoodi piilunud, aga see on ilusa hinnaga. Jah, et Eestisse võiks tulla või mingit, aga vaata Eesti kliima täpselt sükke, et see ei ole nagu ideaalne turg, vaata, meil on elatuslase ka, ma arvan, meil ei ole probleemi seal temperatuuriga väga. Üks asi veel, mida sa ennem tegelikult mainisid, sa ütlesid, et scrollid telefoni on ju näiteks oma voodi, siis ma ütlesin, et ei, aga kas wifi magamistoas või üldse kodus mõjutab? Ma otsisin, ma arvan, mingi nädal aega tagasi uuringuid, leidsin 2020 placebo topeltpime uuring tehti 24-aastased noormehed, 30 tükki, pandi 5 päevaks laborisse. 1 päev aklimatiseerusid olukorraga, 2 päeva siis magasid ja 2 päeva järgmised olid siis wifi'ga. Kõik asjad olid küljes, kõik ajulained vaadati, ei mõjutanud. Et kuigi mina lülitan iga öösel wifi seadme välja. Me oleme nagu abikaasaga arutanud seda, et lülitada välja, aga naabritel kellelgi pole ju välja lülitatud. Ja siis on täpselt siuke tunne, et nagu kas siis on mõtet või ei ole, on ju. Et aga ega see ongi selline, mitte ainult une pärast, aga üleüldiselt, et neid laineid ei saaks liiga palju, on ju. Aga jah, minu arust oli veel, mis ei kinnitanud seda, et laboris kõik sondid, kõik asjad ja ei tulnud välja, et eks selle võib leida, kus mõjutus, aga mul on siuke tunne, et jälle siuke hype koha pealt. Aga mis on need vidinad ikkagist, me räägime veel nendest vidinatest, sest prillid minu jaoks, ma isiklikult olen tundnud, kuidas on väga suur erinevus, et ma jäängi kuidagi kiiremini magama ja aju ei ole nii stimuleeritud ja teine, Timo, sinu kõrvatropid. Ma olen täiesti sõltuvusest nendest. Nagu ma ei tea, ma vist ei oskagi enam ilma nendeta magada, sest ma olen hästi õrna unega terve elu olnud. Ja nüüd on mul lapsed nii suured, et ma ei peagi olema kogu aeg nii-öelda valvel, on ju, et siis mul vahepeal mees lihtsalt togib, et Ella, on ju, et seal lõigatakse sind. Aga mul on reaalselt niimoodi, et kui mul nagu öösel näiteks on kõrvatropp ära tulnud ja siis ma otsin seda ja ma ei leia seda. Peaks nii nööriga olema kuskil. Varu kõrvatropid voodis lihtsalt. Ma olen täiesti sõltuvusest. Ja näiteks, mida ma olen avastanud, et kui ma muidu käisin kuskil nagu võõras kohas magadin, siis esimene öö on alati ikkagi selline, aju on valvel, on ju, et ta skaneerib, kas see keskkond on turvaline. Ja nüüd, kui mul on kõrvatropid, ma magan mega hästi võõras kohas. Ja nüüd on ka niimoodi, et kui ma lähen kuskile ja mul on kõrvatropid kodus, siis see on ausalt mu jaoks nagu päris katastroofiline. Ja see on juba, ma olen nagu pool naljaga mõelnud, aga see ei ole tegelikult nagu naljakas. Ma olen stressis, sellepärast mul on kõrvatropp. et siis on ka siuke huvitav märkamine. Aga mis meil veel on? Mingid grounding linad, mida nagu
ma ei tea, kui palju need nagu und mõjutavad, aga räägitakse, et nagu põletikutaset näiteks on ju alandavad. Et oled sa seda maailma uurinud? Ma kiiruga vaatasin ka eile vist, võtsin ChatGPT lahti, sidusin selle Konseuse teadusega ära ja panin grounding. Tänapäeval nii kerge juba saada ja siis tuli see põletikutase, et ma olen kogu aeg ka flirtinud sellega, et võiks nagu arvutilaua juurde midagi siis panna, aga ma ei ole nagu sellesse jäänud jälle. Ta on jälle siuke energiat võttav asi, vaata, tegelikult kõik, mis me räägime, kõik on nagu siuke, issand, kui palju asju, mida ma siis teen, vaata, et ongi, et need tööriistakastid nii palju, et aga selle groundingu mati võib-olla arvutile võib-olla ma ostan või proovin, ma linade teemas, ma see ei viitsi, no, ma ei hakka nagu mingit. Sest mul on tutvusringkonnas üks poiss, kes minu arust isegi nagu tõi seda maale ja tema nagu magab selle lina peale ja hullult seda nagu on kiitnud, aga ma ei ole jälle sinna teemasse nagu ise isiklikult läinud, aga ei tea. Siis raskustekk. Jah, raskustekk on lastele vist teinekord on nagu hästi mõjub, kuna ta siis tekitab põhimõtteliselt see kaisuefekti. Täiskasvanutele ka just siis, kui on seda stressi. Et minul endal on ka kodus olemas, ostsin, ma ei tea, 3 aastat tagasi, korra magasin vist ja kuumenesin üle vist, mul oli see teema ka. Mul on see teema. Jah, et ma tean hästi paljusid, keda see tegelikult hästi toetab. Jah, et võib-olla on see, et soovitus, et panna jalgade peale ainult, sa ei pea terve panema. Et ühes koolid, kui ma tegin ühte koolitust, seal üks naisterahvas ütles, et just lõikaski pooleks ja panin mingi osa ainult. Minul on just see, et mul peab olema siin, mul jalad peavad olema väljas ja siin peab olema nagu see, et ma magan ka niimoodi, et mul on nagu mingi asi on veel näos, ma ei tea, kas see on siis nagu lapsepõlvest kuidagi vaata, et mingisugune kaisukas on olnud näos või et mul on nagu vaja just siia üles midagi ja mul on külm pigem on ju, et see on nii erinev jällegi, aga jah, seda raskusteki osas ma olen ka nagu kuidagi kuulnud, et see päris paljusid toetab. Aga kindlasti kaisupadi, minul on kaisupadi ka, et ma hakkangi magama niimoodi, mul on jalge vahel padi ja me tegelikult teeme alateadlikult, et kui sa kuulad mind, sa kunagi selle teki alati paned sinna hommikul. Mina panen küll. Et minul on nagu padi ja siis on kaisupadi ja see kaisupadi tegelikult võtab ka pinge õlast ära. Et kui mul laiad õlad, mul vajub see õlg alla. Ja selleks ongi see kaisupadi ja kui ma ärkan köösit üles, siis tegelikult minu nagu see asendi sisse võtmine on ka siuke jälle nagu rahustav. Ehk siis ma võtan selle magamisasendi sisse, kõik on nagu ilusti toetatud ja siis ma saan ka nagu kiiremini uinuda uuesti. Mul on ka jalge vahel on padi ja kaisus on padi ja ühesõnaga seal on väga palju patju meie voodis. Aga kuna see kell nüüd ruttab väga kiiresti, siis kui sa võtaksid kokku, ma ei tea, 3 kõige olulisemad teemad sinu arvates, et ongi lõpuks me oleme kõik mingil skaalal, kes on väga kehvas kohas täna, kes on juba väga heas kohas, võib-olla mõtlebki sellele mingi grounding tekile või sellele linale ja teine tegelikult mõtleb sellele, et kuidas üldse magada rohkem kui 6 tundi. Et aga kui sa nagu üldiselt lihtsalt võtaksid kokku, siis mis 3 sellist teemat on, mida tahad, et igaüks kindlasti nagu selle episoodist kaasa võtab või veel midagi, millest me pole rääkinud? Tund aega enne magamist hakka mõtlema rutiinidele, ehk siis sa proovid panna ekraanid ära näiteks, et kui 50% inimesi telefonis, lihtsalt proovi see 30 minutit või isegi tund aega ilma telefoni täiesti olla. Valgus on kõige suurem mõjutaja ka, mis takistab magama jäämist, ehk siis kui liiga valge keskkond meie keha ei toota melatoniini, ehk siis kui sa ostad seda melatoniini sellepärast, et sa oled arvutis enne magamaminekut, siis see ongi tegelikult nõiaring, et siis sa pead nagu lähenema teistmoodi, ongi siis need prillid võib-olla, et see valgus ja 3. asi regulaarsus siis, ehk siis täpselt sul on oma aeg, et sa paned selle Netflixi varem kinni, et vanasti oli meil lihtne ju, kui meil ei olnud ju kerimist ju, tuli reklaam, kell oli niimoodi, magasid juba, et siis tuli reklaam, panid kinni ära, läksid magama, vaata, tänapäeval me saame kohe minna sinna põnevasse kohta tagasi. Et ikkagi jah, regulaarsus, valgus ja rutiinid. Et need on mulle aidanud, mul ei ole uinumisega probleeme, ma loen raamatut 15 minutit enne magamaminekut, et see on nagu siuke hea rahustav, et ilma telefonitega midagi sa teed, aga lihtsalt on siuke nagu rahustav. Mitte midagi põnevust lugeda, loe igavat. Ma ütleks ka, et see on selline
A ja O ja siis sealt edasi on juba, kui sa oled, nagu muidugi, kui sul on ärevus, sa pead selle juurpõhjusega tegelema, on ju. Aga jah, see on selline, mis igaühel võiks olla. Sest see stress on täpselt, et kui sul on rutiinid paigas, siis su aju nagu mõtleb vähem sellele homsele võib-olla, sest ta on nagu harjunud, lõhn on võib-olla see mentoolilõhn, meil kõik, praegu chill, et ärme siis muretse nii palju. Kus saab sinu kohta rohkem infot? Kus saab neid kõrvatroppast? Jah, et timoja.ee on kõik need lingid, samamoodi Instagramis Timo Oja, seal on ka need viited. Et jah, suvi läheneb, silmaklapid, kõrvatropid, siuke põhiteema. Aga jah, Instagramis jagan kõige rohkem elulisi asju, et uneteemad ma väga Instagramis ei jagagi, sellepärast minu jaoks ongi siuke, et ma jagan siin. Jagad koolitustel. Jah, et pigem siuke elulisi toitumisasju, kõike, elustiili. Vägev, timoja.ee oli, jah? Jah, Instagram siis. Aitäh sulle selle vestluse eest, siin oli, mulle meeldis, et nagu sa lubasid, et sa oled praktik, siis siin oligi väga praktilisi nõuandeid ja just see ka, et sa oled hästi aus ja selles osas, et see on sinu kogemus, on ju, ja et täpselt, et kui sa ei tea, siis sa ei tea ja et teistel on võib-olla teised kogemused, on ju, et pigem ongi, ma loodan, et igaüks sai siit vähemalt midagi, mida enda pealt katsetada ja äge, et sa siis jagad oma teadmisi. Aitäh! Ja tund ka kuulajatele siis. Ja tund, jah. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui saade pakkus sulle väärtust, siis jaga seda kindlasti ka teistega. Ja kui sa tahad, et ma vestleksin veel ja veel erinevate põnevate vestluskaaslastega, siis palun toeta Terviseprogressi jätkamist ja sa saad seda teha patreon.com/terviseprogress, tulles siis seal Terviseprogressi toetajaks. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.